Nii, tere kõigile. Mina olen siis Kristiina Kurg. Ma olen tõesti Tartu Ülikoolist pärit, töötan valdava aja tegelikult hoopis teadlasena, aga samuti õpetan arstiteaduskonnas. Ja siis jaanuarist minu jaoks uus asi, olen Lääne-Tallinna Keskhaiglas ka laboriarst. Ja korra tuli juba ette, aga tõesti alustaks teile siis näite rääkimisest. Ja minu näide on samuti noor naine. Me kõik tahame kohutavalt noortest naistest täna rääkida. Mul on isegi pilt noorest naisest. Ja minu noor naine siis saabub perearsti poole esmaspäeval. Tehakse analüüsid ja nähakse hemogrammis hemoglobiini 123. Referents 121 kuni 150. Kõik tundub korras olevat. Ja reedel läheb töötervishoiuarsti juurde. See näide sai juhuslikult valitud, mitte nii, et me räägiks edasi töötervishoiuarstidest, et lihtsalt juhtub nii, et läks. Sest täiesti realistlik olukord käib 2 korda. Ühe nädala jooksul 2 erineva arsti juures tellitakse täpselt samad analüüsid ja nüüd täiesti erinevad numbrid. Oli 123, on 119. Kas seda analüüsi oli vaja tellida? Kuna oleks selle tellimine õigustatud. Ning tõesti, nüüd ma natuke räägin teile sellest lähemalt ja vastan ka küsimusele, mis just enne tuli perearstilt. Tõesti, number on number, patsient on patsient. Me peame kogu asja võtma kompleksselt koos. Aga esmalt siis ütlekski, et mis see labori number on. Nagu Inna väga hästi meile juba selgitas, see on siis number, mis annab meile infot patsiendi seisundi kohta. Mina paneks teile graafiliselt ka selle ette, et milline siis välja näeb see referents ja kus siis meie patsient antud juhul asub. Vaatame peale, number muutunud, kindlasti on midagi. Ei ole, sellepärast, et nagu Inna juba rääkis, numbris on alati mingisugune variatsioon ja me ei tohikski neid numbreid näidata noolena. Korrektsem oleks näidata seda vahemikuna. Ja antud juhul me näeme, et see variatsioon ühtib päris palju. Kui me vaataksime siis neid meditsiiniliselt olulisi muutusi, millest Inna meile rääkis, see on väga lai. Tõesti, need muutused peavad olema väga suured, et me saaksime selle mommi alusel siis öelda, meditsiiniliselt olulise muutuse alusel öelda, et tegemist on kindlasti mingisuguse asjaga. No jah, kas me hakkame alati ootama, et need nii suured variatsioonid sees oleks? Tegelikult ma tahaks teada, kas on ka võimalik, et see väike muutus annab mulle mingit infot. Kuna on ka see väike muutus tegelikult oluline ja millest see tuleneb? Kas see võiks tuleneda näiteks sellest, et kui tihti ma olen seda analüüsi nüüd korranud ja kas see patsiendi seisund on siin samuti oluline. Nii et lisame järjest teile erinevaid tasandeid siia. Referentsväärtused, meditsiiniliselt olulised muutused ja nüüd räägime teile ka analüüside soovitatava kordamise intervallidest. Nii et järjest hullemaks läheb kogu see asi. Need intervallid siis tegelikult on üks ilus juhend, mis on brittide poolt, Suurbritanniast pärit. Nemad võtsid selle kasutusele aastal 2013 ja see on täpselt nii, nagu nimi ütleb. See on minimaalne soovitatav aeg 2 identse analüüsi tegemise vahel. Ja nad võtsid selle kõik kasutusele lihtsalt sellepärast, et kui me tellime analüüsi, me kasutame teatud hulgal raha ja aega ja personali ja reagente. Et me tahame, et see analüüs annaks reaalset diagnostilist infot. Samuti me ei taha teha meeletul hulgal analüüse, mis ei anna meile infot. Me ei taha teha ebavajalikku kordamist. Ja me ikka ei taha nii, et keegi, kes seda analüüsi kindlasti vajab, peab ootama järjekorras, sest need ebavajalikud analüüsid võtavad kogu meie aja, töömahu, reagendid, masinatöö, et see, kes seda tahab ja vajab, see seda ei saa. Ja see MRI tegelikult väga räägitakse sellest, sellepärast, et kliinilised laborianalüüsid on umbes 10% tervishoiu kogukuludest. Ja me tellime järjest rohkem analüüse. Me tellime mitmekordselt.
me tellime vahepeal kahjuks valesid analüüse, sest neid asju on lihtsalt nii palju. Me ei saagi eeldada, et kõik arstid teavad kõiki asju, et vahel me lihtsalt tellime igaks juhuks. On midagi uut, ma kuskil konverentsil kuulsin, vaatame, mõtleme. Ja vahel me ka päris täpselt ei saa aru, mida see analüüs võiks siis meile selle patsiendi kontekstis anda. Muidugi ka patsiendid vahel tahavad, et me asju telliksime rohkem. Vahel me tellime asju, sest muidu patsient on pahane või äkki keegi teine meie peale pahane, et me kaitseme ise ennast samuti. Ja me tellimes me saame samuti väga palju. Meil on võimalus olemas, meil on need majanduslikud vahendid olemas. Mis me saame? Me saame, kui me kogu aeg neid asju tellime, me saame meeletu infomüra. Raiskame rahalisi vahendeid ja tegelikult me ei saa infot selle patsiendi kohta, me ei saa siit kuidagi edasi liikuda. Kui me nüüd aga võtaksime need internetvallid kasutusele, siis see annab meile just teada, kellel, kuna tasub täpselt seda sama analüüsi uuesti korrata. Vähendame mittevajalike kordusanalüüside hulka, ratsionaalne testimine, väga oluline. Hoiame kokku finantsvahendeid ja tagame selle, et vajalik test on tehtud just sellele, kellel seda peab tegema. Ja see juhend, ma kohe varsti räägin natuke lähemalt, milline see on, mis seal kirjas on, toon mõned näited, räägin natuke, kas ka eestikeelselt on seda juba kirjeldatud. Aga juhend ise toob tegelikult vahet sisse. Kui tegemist on ägeda haigusega, siis on need vahemikud tunduvalt lühemad. Sellepärast, et kõik need bioloogilised allolevad muutused toimuvad palju kiiremini. Ja me tahamegi just analüüs peegeldaks. Kui muutus toimub kiiremini, siis see analüüs vastus ka peegeldab kiiremini. Just seda muutust saame minna raviga kiiremini edasi. Aga kui meil on kroonilised haigused või siis ravimite monitooringud, võtab meie krooniline haige ravimeid, siis me tahame pigem näha selliseid pikaajalisi asju. Me tahame avastada kaugtagajärgi kiiremini ja me tahame neid adekvaatselt üles leida. See juhend ise näeb selline välja, ma panin teile ka koodi, et kui keegi agar oskab kohe QR-koodiga kätte saada, see on siin kätte saadav. Kui ma esimest korda tegelesin sellega, siis ma kasutasin juhendit aastast 2015. See juhend on aastast 2021 ja see on 80 lehekülge. 2015 juhend oli 60 lehekülge. Nii et pidevalt lähevad need juhendid suuremaks. Ja kui te võib-olla tähele panete, siis uus juhend oleks pidanud tulema välja märts 2026 ehk eelmine nädal. Esmaspäeval seda veel väljas ei olnud, nii et ma kahjuks kasutan eelmist juhendit. Loodetavasti see juhend tuleb varsti välja. Aga mis siin juhendis on? Tegelikult igasugused erinevad analüüsid on teile ära siis toodud. Biokeemia, hematoloogia, immunoloogia, mikrobioloogia, viroloogia ja kõik selline info, et täiesti vabalt kätte saada. Aga kui me võtaks näiteks siis ühe nendest analüüsidest, näiteks biokeemia, britid nimetavad seda U ja E, urine and excretion, meie mõistes siis uriini analüüsid ja neerufunktsiooni analüüsid, siis neerude kohta on 3 lehekülge infot. Kõigepealt nad räägivad ära tavaolukord, kuna tasub üldse näiteks EGFR-i tellida, kellel, kui tihti, siis kui meil on patsient haiglas sees ja saab infusioonravi, kuna siis peaks seda analüüsi kordama, kui tihti. Siis äge muutus, acute kidney injury, samuti, kui tihti. Ja mis võiks olla siis meie kõige suuremale arstide populatsioonile huvitav, erinevad ravimid. Kui patsient näiteks saab meil AKE inhibiitorit, kui tihti peaks seda analüüsi tellima? Või siis antipsühhootikumi, kui tihti peaks uriinianalüüsi ja neerufunktsiooni analüüsi kordama? Et juhend annab info ja juhend annab ka oma kõik referentsid. Nii et saab alati minna ja vaadata, kus see info pärit on. Ja neerude korral ta annab tegelikult meile ka infot natuke erijuhtumite korda, näiteks röntgenkontrastaine, kui tihti peaks seda vaatama, et tõesti erinevad asjad. Nii, kas ja kus on eestikeelne info sellise asja kohta?
ma ei oleks teadlane, kui ma ei räägiks enda tööst. Ja minu töö on see, et ma olen 2 korda sellest kirjutanud ajakirjas Perearst. Perearsti tõesti esimest korda võtsingi kõik selle info kokku aastal 2021, aga aasta aega tagasi kirjutasin uuesti ja siis kirjutasin natuke isegi rohkemalt ja mainisin ära ka selle MOM-i näiteks, referentsväärtused ja isegi otsustuslimiidid. Nii et olen sellest kirjutanud, info peaks olema kättesaadav ja mis sai siin ka avaldatud, oli selline suur tabel. Ja kirjutasin siis selle kohta, mida mult küsiti Perearsti toimetuse poolt, nii et tegelikult on infot tunduvalt rohkem selles algjuhendis olemas. Ja võiks tunduda, et korra teeme, nii ongi ja info on paigas, limiidid on paigas, nii jäävadki, siis tegelikult on see väga dünaamiline valdkond. Pidevalt tuleb infot peale. Esimest korda mõeldi sellele teemale aastal 2003 Kanada arstide poolt. Jätame jupi maad vahele ja 2019 vaatlesid horvaatlased seda, 2020 britid jälle, 2022 taanlased ja 2025 viimane uuring Nepaalist tegelikult. Ja mida kõige rohkem ongi vaadatud selle kordamise poolt? Nepaalist eelmine aasta nad vaatasid asju, mida tõesti tellitakse liiga tihti. Pidevalt liiga tihti, see ei anna infot ja näiteks TSH-d, glükeeritud hemoglobiini ja vitamiin D-d korratakse liiga tihedalt. TSH-d umbes 5 korda liiga tihti tellitakse, glükeeritud hemoglobiini 14% ja vitamiin D-d 4%. Taanlased vaatasid 2 aasta jooksul, kui tihti me tellime asju, mis tegelikult lihtsalt kordavad ennast ja ei anna infot. 2% analüüsidest aastas on liiga tihedalt tellitud. Ja kui me arste teavitame, 22% tegelikult tühistasid tellimused. Horvaatia vaatas aasta jooksul, ütles, et umbes 15% analüüsidest oli liiga tihti tellitud ja kui arste teavitada, 2% loobuti. Ja see kõige esimene teadusuuring, mis alustas kogu selle valdkonna, oli siis 2003 Kanadast ja nemad ütlesid, et tegelikult 30% analüüsidest 1 kuu jooksul oli kordamine. Poleks olnud vaja. Pannes konteksti, et 10% tervishoiu kogukuludest on laboritestid, siis ma ei imesta, et juba aastal 2020 võtsid britid kõik teadusuuringud kokku, mis olid tehtud siis 20 aasta jooksul ja näitasid natuke kurba dünaamikat, et 2000–2010 umbes 5% vaadati neid teste liiga tihedalt ja see tõusis 3 korda. 12% järgmise 10 aasta jooksul. Nii et me lihtsalt teeme väga palju ja me teeme pidevalt rohkem. Ja kui me teaksime, et me teeme liiga palju, me saaks tegelikult ühistada kuskil 15% analüüsidest, mis infomüra tekitavad lihtsalt meile ja me saaks ka raha kokku hoida, mis meil tuleb järjest rohkem siia teemasse kogu meditsiinis. Ja kuidas see asi siis tehniliselt välja näeb? Mulle endale väga meeldib tõesti see Horvaatia artikkel, sellepärast et kui ma seda esimest korda vaatasin, seda teemaga tegelesin, ma olin Tartu Ülikooli kliinikumis ja see Zagrebi haigla võiks olla natuke sarnane sellega, mis seal toimus, sest ka umbes 4 miljonit testi aastas ja 1000–1200 patsiendi testi päevas. Kõik, kes on seda teemat vaadanud, nad kõigepealt panevad endale paika, kui tihti võiks antud testi tellida ja kui sa tellid tihedamini, kui see number, järelikult võiks selle testi ära tühistada. Ja siis kasutasid reegleid 1 aasta korral ja ei olnud nii, et arst peab ise niimoodi näpuga ajama järge, kuna mul viimati tuli see test, kuna nüüd tuli uus test, tegemist oli digilahendusega. Ja kõik need artiklid teevadki digilahendusi, et telliv arst tellib testi ja siis meie digisüsteem ise kontrollib, kas on seda testi viimati nüüd kontrollitud ja kui sagedasti on seda tehtud, kas ta jääb sinna vahemikku antud patsiendil, et ma võiksin seda uuesti tellida ja ta võiks mulle reaalset infot anda. Ja siis ta tegelikult kontrollib kohe andmesüsteemiga ära. Kui ta on väljaspool vahemikku, võiks anda infot,
läheb läbi, tellime ära, pole probleemi. Aga kui on liiga sagedasti tellitud, ta tegelikult teavitab arsti, et äkki ei ole vaja ja arst saab selle kas tühistada või siis öelda, et ikka tellime ja vaatame. Väga kasutajasõbralikud süsteemid sellised ja analüüsiv telliv arst ei pea tõesti ise vaatama, millal seda tehti, kas me nüüd tellime liiga tihedalt. Horvaatia tõesti vaatas autoimmuunteste ja umbes 50% autoimmuuntestidest telliva arsti poolt tühistati ära, sest lihtsalt ei andnud infot, liiga tihe tellimine. Hoidsid kokku 75 000 eurot. Nii, mis edasi? Kas selline süsteem tuleb Eestisse? Ma ei tea, pole minu otsus. Väga lihtne vastus sellele küsimusele. Kas minu arvates võiks midagi sellist tulla Eestisse? Jah, sest teadusuuringud ütlevad, et asi tasub ära. Aga see siis olekski, et vähendame kordustestimist, saame rohkem reaalset infot, rahaline kokkuhoid, et see kõik, mis meil on võimalik, läheb ikka nende inimeste ravimiseks, kes vajavad seda ravi. Ja kuidas see võiks tulla? Ma ei tea, aga e-lahendused, meil on digiriik, me võiksime maksimaalselt oma digikapatsiteeti ära kasutada ja meie erinevad süsteemid võiksid rohkem ühilduda üksteisega. Tõesti see, et kui kuskil on just tellitud, järgmine arst näeb, et seda on just tellitud ja meid on 1,3 miljonit, meid ei ole nii palju, et me ei saaks üksteisega rääkida ja kõik süsteemid ei saaks olla ühildatud. Ja kindlasti peaks laborimeditsiini eriala samuti kaasama sellistesse asjadesse. Mis meil on siis hetkel üldse olemas kõiges selle teema peale? Ja üldküsimus, millal on siis näidustatud labori uuringute kordamine? Võite korrata, kui 2 identse analüüsi tellimine annab reaalset infot patsiendi seisundi kohta, ehk 2 analüüsi vahel on minimaalne analüüside kordamise intervall. Eesti keeles ainult see tabel, minu teada. Võib-olla kuskil haiglas on samuti infot. Või kui soovite rohkemat infot teada, siis on olemas ka meil see suur ingliskeelne dokument. Ja tulles täiesti algusesse siis tagasi, meie praegune olukord antud näitel oli siis selline, et meil on esmatasand, oli perearstil, saadi 123, läks reedel töötervishoiuarsti juurde ja saadi 119. Vahe on 5 päeva. Ma ei tea, miks ta seal käis, võib-olla lihtsalt juhtus niimoodi. Kas see väike muutus on reaalne? Kas see on meile oluline? Kas me peaks seda tähele panema? Mommis ei ületa, sest mommi ja meditsiiniliselt olulise muutuse vahemikud on tunduvalt laiemad, et numbrite vahe meile midagi vihjaks. Kui me võtame nüüd meile appi selle toreda Briti dokumendi, siis tegelikult 2 analüüsi vahel peaks olema 90 päeva. Hemogrammi see minimaalne retestimise intervall on 90 päeva, kui ühtki sümptomit ei esine ja meil mõte ei liigu selles suunas, et võiks seda vaadata. Et antud juhul siis see praegune olukord oleks rohkem analüütiline müra või siis proovivõtu müra, midagi, mis ei tohiks meid morjendada. Mis sest, et see 119 on ilmselt punane digiloos, referentsi all ikkagi. Ja siis olekski, et kui töötervishoiuarstil näiteks oleks olnud juurdepääs sellele, et just tehti seda analüüsi ja võib-olla oleks süsteem teda teavitanud, et pole uuesti vaja korrata, sest see vahe ei ole veel nii suur, siis ta oleks 4 eurot võitnud, sest praegu, kui mu info on õige, siis 4 eurot on üks hemogrammi tegemine. 4,24, kui on hemogramm 5-osalise leukogrammiga. Aga kui nüüd patsiendil oleksid olnud ägedale haigusele viitavad sümptomid, siis oleks olukord teistsugune. Sest ägeda haiguse puhul jällegi on see minimaalne intervall 1 päev.
Ja sellisel juhul peaks isegi seda numbrit 119 lähemalt vaatama. Äkki seal ikka on midagi, võib-olla nädala pärast võiks kontrollida, eriti kuna tegemist on reedega ja siis nädalavahetus jääb niimoodi vahele. Kindlasti peaks ülejäänud hemogrammi vaatama, võib-olla rauamarkereid kontrollima, et võiks hakata sellele situatsioonile tähelepanu pöörama. Ja teine asi on meie risttabelid. Mis oli enne? Kas tal oli varasemalt veel võetud? Äkki tal 3-6 oli ka seal kuskil 130 see niimoodi muutus, et mis on tegelikult see terve ravilugu rohkem. Et me ikka ravime siin tõesti patsienti. Me peame vaatama patsiendile otsa ja siis me vaatame numbreid. Number on vihje, aga see ei ole kogu tõde. Jällegi ilma numbrita ei saa. Et numbrid ja patsient mõlemad on olulised sellel ravi teekonnal. Üleüldiselt aitäh minu poolt, kõik lingid on siin ja kui soovite minu käest tabelit, minu e-mail on ka siin, et võite minuga ka isiklikult ühendust võtta. Aga aitäh teile! Aitäh, Kristiina, jagamast infot ja ühtlasi ka rääkimast meie unistust, milline võiks olla siis meie infosüsteem ja tõepoolest, et kus see teave on teada, et kui tuleb tehisintellekt, et täitsa reaalne ja võimalik. Ma vaatan, et on siia tulnud ka niisugune küsimus, kas ei saaks seda riiklikult reguleerida, et testimise kordsus on reguleeritud juhendis? Ma ei tea, mul ei ole selles suhtes otsustusvõimet, et äkki võiks Terviseametilt või Tervisekassalt küsida selliseid asju ja selliseid juhendeid. Kahjuks siin vastuse võlgu. Jah, et meie riiklikult ise ei reguleeri, aga ühesõnaga Tervisekassa on tõesti ju ka huvi tundnud, et liiga palju tehakse neid kordusuuringuid ja mis siin salata ka haiglad ise leiavad, et tehakse kordusuuringuid palju, aga ei saa tegelikult seda infot hästi kätte, et see on võimatu kuskilt infosüsteemist saada aru, et missugune on see vahe ja samuti teistpidi, et seda ennetada, et kordusuuringuid ei tehtaks, on äärmiselt keeruline, sest kui on tellitud mitme tellija poolt, siis seda ei näegi. Et kui on veel sellises etapis, et ei ole laboris töösse läinud. Jah, täpselt, aga Eesti on väike, et võiks mõelda selle peale, et kuskil Ameerikas oleks midagi sellist palju raskem teha, et me oleme väga hea selline väike riik, et kasutame oma võimalusi maksimaalselt ära. Jah, Karel. Aitäh. Üks. Aitäh. Mul on lihtsalt üks täpsustav kommentaar nende U-de ja E-de kohta, et see on nüüd üks kummaline briti spetsiifiline nähtus. Et see ei ole mitte urine and excretion, vaid see on urea and electrolytes. See on üks väga kummaline kompleks, et nad määravad neid asju nagu ühe kompleksina, mis meie kontekstis kindlasti ei ole mõistlik, aga see on nii-öelda ajalooline eripära. Et tegelikult peaks, kui seda juhendit vaatama, siis üsna konkreetselt vaatama, mis seal tegelikult nagu öeldud on ja millise seisundi kohta see asi ilmselt käib. Aga muidu kirjutan alla. Jah, eesti keeles pole kahjuks infot, ainult minu tabel. Kas on veel küsimusi? Ei paista praegu. Siis aitäh, Kristiina, ja me läheme edasi.